Laupäeval toimus Löwenruu pargis meeleolukas Kristiine kevadlaat ja salapäraste ning suursuguste kostüümidega Veneetsia karneval, mida on seal korraldatud juba 11 aastat. Tänavu astus lavale 75 erinevat kostüümi. Tegelikult seda Löwenruu parki nimetataksegi Tallinna Veneetsiaks, sest siin on imekaunis loodus, rohelus, aga on ka tiik ja selline miljöö, nii et Veneetsia karneval sobib siia väga hästi. Neiu Alisa osales Veneetsia karnevalil 5. aastat. Tema sõnul annab nii graatsiliste kostüümide kandmine väga kuningliku tunde ja viib ajas justkui tagasi rändama. Ma olen väga rõõmus ja väga õnnelik, sest ma panen see riided minu juures ja ma olen väga õnnelik. Ilus ilm ja soov melust osa saada oli kohale meelitanud massides inimesi. Isegi väljaspoolt Tallinna tuldi uudistama. Väga meeldib. Kas olete esimest aastat siin? Ja, mina olen esimene kord. Ja mis muljed on? Väga palju rahvas, väga sõbralik keskkond, väga tore. Väga vahva üritus. Et meeldib, lastele meeldib. Karnevali kostüümid meeldisid. No kuidas sulle siin meeldib? Väga. Lasterõõmuks oli Löwenruu pargis kohal ka hobune, kellega sõitmise vastu oli huvi üks hetk nii suur, et pidi lausa järjekorras ootama. Kristiine kevadlaadal osales sel korral üle 60 kaupleja. Valikut jagus riietest ja aksessuaaridest kuni suhkrusaiade, kala ja isegi raamatuteni välja. Te olete siis ratastega raamatupood, et sõidategi mööda Eestit niimoodi ringi? Täpselt nii, käime laatadel, festivalidel, erinevatel üritustel. Siit leiab tegelikult kõike, et me peamiselt müüme kasutatud raamatuid, aga on ka uusi ja ilukirjandust, lastele, võõrkirjandust, kõike saab.